sulle meeldib korvpall? Sellepärast, et siin saab põrgatada ja korvi visata. Mulle meeldib teha harjutusi kõige rohkem. Huvitav spordiala. Mulle meeldib visata korvi ja mulle meeldib üldse korvpall. Korvi viskamine. Mõned mängud ja mõned harjutused, kus saab korvi visata. Kuna mulle meeldib korvpalli mängida, siin saab igasuguseid asju mängida. Need poisid on kuni 8-aastased Viimsi korvpalliklubi kasvandikud. Selles rühmas treenib 2-3 korda nädalas 17 last. Üleüldse harjutab klubis 6 treeneri käe all ligi 200 huvilist. Kõige nooremad on lasteaia lapsed ja kõige vanemad 18-aastased noorukid. Korvpall on populaarne, aga tõsi on see, et tänapäeval sa pead seda neile välja pakkuma, sa pead minema nende juurde. On see siis klassi, õpetaja juurde, on ju rääkima, leppima kokku, tegema talle ühe vahva korvpallipäeva või tegema talle mõne laagri, aga kui see on tehtud, siis nad tulevad trenni. Kuidas me saame neid motiveerida lapsi, on ikkagi lõbusad positiivsed treenerid, läbimõeldud, mida me teeme, huvitavad treeningud, eakohased ülesanded, laagrid, mängud, võistlused, sellised klubi ühisüritused, eks see motivatsioon selles vanuses on see huvitav treening, ei muud see ei saa olla. Ja alguses teeme korvpalligi, viskame korvi, siis teeme mingi mängu, siis jälle väikse harjutuse mängu. Eks siis nooremad peavad, eks neil meeldib see mängulisus, et nendel ei saa hakata, et nüüd jookseme joonejooksu ja sellised mängulised üritame teha, jah. Paljud korvpalliklubid näevad ränka vaeva, et lapsi trenni meelitada ning seejärel neid seal ka hoida. Viimsi korvpalliklubi treeningud on see-eest huvilisi täis ja töö tulevikutalentidega usinalt käimas. Kõige esimene ülesanne esimesel aastal ongi neid üldse kasvatada, õpetada neid trennis käima, et neil tekiks harjumus, et see oskused, mis nad siin omandavad, loomulikult ülejala ei lase, aga see ei olegi nii tähtis kui see, et nad esimene aasta õpivad treeningul käima, nad õpiks seda rühmas tegutsemise distsipliini ja see on see esmane ülesanne. Mõned jäävad selle ala juurde esimese kokkupuute järel, teised aga näiteks alles pärast muude spordialade läbiproovimist. Praktiliselt iga treeningu osa on teatevõistlused, erinevad pallimängud, on see siis jahimehe mäng seal või on see rahvastepall või on see jalgpall, et on ka lapsi loomulikult, kes käivadki nagu spetsiaalselt mitmes treenis, aga kui nüüd see laps käib meie juures, siis ka meie juures peab ta saama nagu selles vanuses piisavalt laiapõhjalise nii-öelda ettevalmistuse või ettekujutuse, mida erinevad nagu sportmängud või asjad nagu endast kujutavad. Noorte korvpallitreenerite palk on Eestis reeglina väga kesine. Tööd tuleb teha enamasti enda entusiasmist, vabast ajast ja põhitöö kõrvalt, kuid sellest hoolimata hakkajaid huvilisi siiski leidub. No see on mu esimene aasta, et see on raskem, kui ma arvasin. Aga ei, tegelikult on täitsa tore, et lapsed saavad järjest lähedasemaks ja siis läheb ka kõik palju paremini. Eks see ongi see, et lapsed ei suuda isegi 30 sekundit paigal olla, eks. Kui palud, siis nad seisavad, aga muidu on neil vaja ikka kogu aeg ringi joosta. Aga vaikselt nagu saab, kui ikka käskida ja proovida, siis nad ikka saavad aru. Noorte vihaste meeste pealekasv võiks olla palju jõulisem. Et eks see on nagu igal eluvaldkonnal, et natuke see konkurents, et selline heas mõttes, kunagi oli ka ajakirjas basketball oli rubriik hullud, et eks see amet nagu nõuab sellist fanatismi, kuskil tuleb oma kogemusest teha mingil rindel nagu järeleandmisi, et õhtud, nädalavahetused, et see on selline paras oma veidrustega töö, et selleks tuleb valmis olla ja kõik selleks valmis ei ole.